kui pikk see... Tere, kallid kuulajad! Meie jälle teie ees, meie podcast siis numbriga 54 ja meil on täna selline väga-väga lahe teema ja väga lahe külaline. Nimelt teemaks on meil, milliseid taimi kasutada või kasutatakse šamanismis. Ja mina olen Irje. Ja mina olen Tõnu. Ja meiega koos siin ongi Tõnu Talimaa, kaua oodatud külaline. Ja tere ka minu poolt, väga-väga põnev teema. Kui sul on küsimusi, siis julgelt kommenteeri, küsi, praegu on sul see võimalus. No vot siis, aga hakkame siis peale. Mul on praegu juba selline tunne, et ei tea, kas me tunniga hakkama saame, aga hakkame ka peale. Ehk siis Tõnu on meie kooliga seotud niimoodi, et me oleme käinud siis oma gruppidega sellisel aasta lõpu ekskursioonil Tõnu juures ja Tõnu ja Terje on näidanud meile siis arhailiste traditsioonide keskuses oma talus kõike seda, mis neil seal on, kiviringid, erinevad labürindid, erinevad ruumid, mida nad on loonud ja ka, mis meid siis praegu kõige rohkem huvitab ka see taimemaa, mis seal on. Ehk siis minu arust Tõnu kasvatab Eestis ühte väga-väga selles mõttes haruldast taime, et paljudel ta ikkagi ei kasva sellises vormis nagu Tõnul. Nimelt tegemist on siis väga-väga maailmas väga tuntud ja vägeva taimega, nimelt tubakas. Ja me tahakski täna natuke süveneda sellesse maailma, et milliseid taimi üldse rituaalides kasutatakse, mis on see energeetika, kuidas nad toimivad. On siis meil selliseks väga heaks juhiks sellel teekonnal, kuna ta ise ka kasutab, vahest on niimoodi inimesed lihtsalt nagu kasvatavad, teevad, aga ise läheb meelest kasutada, aga Tõnu ise ka on väga tugev praktiseerija ja tema juures toimuvad šamaanipäevad iga-aastased on toonud sinna ka palju huvilisi, kes on siis saanud nende imelise kohaga kokku puutuda. Nii et Tõnu, võib-olla sa natuke räägid, et mis ruumid sul seal on ja kes sul seal kasvavad? Jah, me elame Terjega arhailiste traditsioonide keskuses, mida me siis 2000-ndate teises pooles hakkasime looma ja sinna erinevaid teadvusega töötamise instrumente kõigepealt, et kuna mina oma eelnevas elurännakus olen kokku puutunud erinevate traditsioonidega, šamanistlike traditsioonidega ja on olnud erinevad õpetajad, kes siis on neid selliseid megaliidisarnaseid teadvuse tehnoloogiaid õpetanud, et siis ma need lõin oma selle teadmise baasilt, mida ma olin saanud enda juurde. Labürindid, spiraalid, kivilabürindid, kivispiraalid, kivist maagiline ring ehk eluratas ja need olid siis sellised esimesed ruumid ja hiljem siis minu enda ja meie enda sisemise teadvelolu kasvades siis hakkasid sündima või sellest kohast nagu üles tõusma siis erinevad nagu vaimuruumid või šamaani tööruumid. On erinevad nagu hiiekohad, energiakohad meil seal ja on Siberi traditsioonist, indiaani traditsioonist, on ka keldiruume ja me oleme ja vihmametsa traditsioonist ja me oleme suutnud nad integreerida selliseks koos toimivaks terviksüsteemiks. Et tavaliselt on kõige keerulisem erinevaid traditsioone kokku lõimida ühtseks vooks. Et ma arvan, et meil seal on see õnnestunud hästi. Ja taimed?
ja taimeruumid muidugi, et Terje on loonud seal oma nii-öelda hõbetaimede ruumi, kus siis on erinevad salveid ja erinevad pujud. Pluss siis veel mingid asjad, mida ma praegult kohe puusalt nimesid ei oska ütelda, aga et nad kõik on seotud kas ütleme tunnetuse avardamise mõõtmetega või siis nagu energiate puhastamise mõõtmetega, iseenda eest hoolitsemise mõõtmetega või ennast ümbritsevate ruumide hoolitsemise mõõtmetega. Ja ma ise on jah, nagu Irje ütles, üks suur ruum on tubakas, mille eest siis mina hoolitsen ja kasvatan teda siis sellises ürgses, arhailises usus enda sees. Nii nagu mulle Vihmametsas sealsed šamaanid siis õpetasid ja rääkisid, et miks teda nemad kasvatavad, kust ta üldse on tulnud ja mis on siis tubaka kui vaimu, tubaka kui energia selline sügavaim olemus ja kuidas siis temaga töötatakse. Ja siis kuna ma ise olen šamanismis sügavalt sees, elan nende väärtuste järgi ja silmad ka kuidagi töötavad niimoodi, et šamaanina asju vaadata, siis mul on ühendus selle tubakavaimuga ja paljude teiste teadvustehnoloogiliste taimedega. Aga räägi natuke sellest tubakast lähemalt, et milline see tubakavaim siis on, mida see taim meile õpetab ja milline on tema olemus ja mis sorti see tubakas üldse ei ole ju tavaline, mis meil kasvatatakse, eks ole, peenarde peal, et ta on natuke ikka teistsugune. Jah, minu ellu tuli tubakas, see oli 2007. No ta tuligi koos Vihmametsa traditsiooni tarkustesse sukeldumisega, et ma ennem seda nagu uurisin või avastasin, siis oli Castaneda maailma ja indiaani traditsiooni ja siis tuli kuidagi elu juhatas või vaim juhatas mind Vihmametsa traditsiooni sukelduma. Ja siis see tubakas, mis minul ongi sealt 2010. aastast, kui ma Ecuadoris käisin esimene kord, siis sealt sain sellelt šamaanilt tema isikliku tubaka nii-öelda sordi, et see on mapachoks kutsutakse seda või šamaani tubakaks ja siis ma tõin ta siia ja õpetasin teda siin Eestimaal kasvama ja siis ma olen katsetanud ka teistest piirkondadest saadud seemnetega, et kogemus on juba päris pikk. Aga nüüd ütleme kõigepealt võib-olla tubaka kohta on väga palju erinevaid lugusid, nii-öelda, mis selles inforuumis ringlevad ja on üks huvitav selline printsiip, et see infovoog, millesse me usume ja võtame oma nagu tõekspidamiste aluseks, selle pinnalt või selle pealt hakkab reaalsus ennast nagu lahti looma. Ja ma hea meelega jagaksin seda kõige baasi, mille pealt minu suhe tubakaga
on elus ja mis toidab ja mille pealt kogu see ülejäänud arusaamine nagu puhkeb ja seosed kõikide teiste asjadega. Et see on üks nii-öelda tubakalugu Shuari traditsioonis sealt Ecuadori vihmametsast. Et kuidas tubakas tuli ja mis on tema sügavaim nagu olemus, miks ta on nii oluline nendes vihmametsa traditsioonides ja miks ta on oluline kõikides traditsioonides, mis temaga kokku puutuvad. Nägijad näevad selles midagi ja ma tahaksin ka avada seda midagi, mis see on. See on loomislooga seotud müüt ja suur vaim, looja, oli just oma loomisprotsessi valmis saanud, maa oli juba olemas ja väga palju elavaid taimed ja loomad ja metsad ja järved ja jõed ja kõik oli olemas ja juba toimis. Ja seal metsades siis mingid kahejalgsed tegelased ka toimetasid ja siis kui looja fookus jälle, teadvelolu fookus jälle maa oma embusesse võttis, siis ta tahtis lähemalt vaadata siis seda, et kogeda ja puudutada siis seda loodut ja ta otsustas vaadata läbi kotka südame ja läbi kotka silmade ülevalt lennukõrguselt siis seda enda loodut. Ja kui ta seal kotka südames ennast nii-öelda lahti pakkis ja ühendus kotka meeltega ja silmadega ja hakkas vaatama, siis see, mida ta seal all nägi, need metsad ja jõed ja kuulis, kuidas linnud laulsid ja kuidas tuuled puhusid ja kõik see tervik, see oli nii liigutav talle, et see pani tema enda sees südame laulma ja see laul selles kotka südames oli nii tugev, et ta kotka silmadest hakkasid sellised pisarad, rõõmu ja tänu ja imetluse pisarad siis tulema ja nad siis potlatasid sealt ülevalt niimoodi üks ühte, teine teise kohta seal metsadesse. Ja looja oli väga rahul sellega, kuidas kõik koos toimis, kuidas kõik suhtles omavahel, kuidas südamed põksusid ja laulsid, olid need neljajalgsed või nendel kahejalgsetel ja kuidas taimed laulsid oma laule ja ta oli väga rahul. Ja siis läks mingi aeg mööda ja võt seal metsades siis need kahejalgsed inimesed elasid. Ja nende eluviis oli selline lihtne, nad hankisid kõige vajalikku sellest ümbrusest, kus nad elasid ja toimetasid oma sellist vaikset rahulikku elu seal ja ühel hetkel hakkavad kuulma, et sinna vihmametsa või džunglisse, et keegi laulab. Et on mingi täiesti uus mõõde, täiesti uus laul, mis särab, mis nagu läbistab kõike ja täidab sellise spetsiifilise säraga ja kui seda kuulata, siis see tekitab täiesti uue tunde iseendi südametes, sellise tunde, kus
kus ei ole muresid, kus sa tunned turvalisust ja kus sa tunned hoitust ja ühendust ja sa tunned jõudu, mis tuleb maast ja taevast ja see voolab sinus. Et see laul nagu rääkis selliseid mõõtmeid ja kvaliteete ja nad hakkasid otsima, et kes see siis on, kes sellist mõõdet sinna metsa toob. Et see laul see on tundmus, see on tundmuse voog, see on energiat, lihtsalt nad nimetavad energiaid lauludeks, erinevad energiad, need on erinevad laulud. Ja nad hakkasid otsima ja siis hakkasid leidma, et ühes kohas ja teises kohas kasvab täiesti uus taim, suurte lehtedega, kuldsete õitega, suur nagu inimene, et eemalt vaadates, siis ta on nagu sõdalane ja vanaisa üheaegselt seal vihmametsas. Ja ta särab ja kiirgab ja läbistab sellise väga-väga sügava tarkuse ja eluväestusega ruume enda ümber. Et läbi tema voolab ja nagu ilmneb midagi, mida varem ei olnud ja mis annab täiesti uut tarkust ja uust nagu tunnetust elule ja iseendale. Ja see oli nii püha tunne, et nad siis need kohad, kus nad ennem elasid, nad hakkasid nende kohtade ümber oma eluruume ja elamist sättima, kus see taim kasvas. Ja siis selle võrra, kuidas nad nagu lähenesid temale, siis hakkasid tulema täiesti uued arusaamised ja uued tunnetused loodusest ja iseendast ja nad hakkasid aru saama, kuidas selle taimega suhelda ja mis tema taga on. Nad mõistsid, et läbi tubakasoontes voolab suure vaimu või looja, nad nimetavad arutamiks suurt vaimu või seda elukõikset kandjat, millest kõik sünnib. Et tubakasoontes voolab selle vaimu looja nektar. Ja see valgus ja see laul on siis looja või suure vaimu armastuse laul elule kõige suuremas ja sügavamas tähenduses. Ja see laul, nad õppisid seda järjest sügavamalt kogema ehk vaatama, lugema seda voogu, mis sealt tuleb ja siis sealt sündisid siis uued teadmised ja uued tööriistad. No näiteks ütleme ayahuasca ja ütleme, kuidas taimedega kui teadvuse tehnoloogiatega ühenduda, töötada ja samuti ka tubaka kohta, et kuidas erinevatel viisidel, erinevate eesmärkide oma elus saavutamiseks, et kuidas temaga nagu koostööd teha, kuidas temaga töötada. Ja kuidas tervendada tubakaga ja teiste taimedega. Et nende jaoks tubakas, see on nagu kuningtaim. Et see on selle taimse hierarhia nagu tipp, meesaspekt, mis kannab endas looja loovat tuleelementi. Ja siis mind see lugu väga puudutas. Minu jaoks on see nagu täiuslik alus, mis
minu enda tarkus nagu on andnud, et tubakaenergia, see on midagi, mis on ülene pimedusest ja valgusest, mis on nagu veel suurem kõikidest polaarsustest. Et tubakas siis nagu on kingitud meile, et hoolitseda loojaga, suure vaimuga ühenduse eest iseendi südametes ja läbi selle hoolitseda looja suure vaimu kohalolust meie tunnetuses, meie meeltes ja meie nagu arusaamist võimaldavates süsteemides. Ja selle teadmisega ja selles legendis joonistuva olemusliku nagu selle mustri peale mina oma suhte tubakaga olen ehitanud. Ühesõnaga väga vägev lugu, et see seletas nii hästi ära selle tubaka olemuse, et see on nagu just see, kuidas mulle ka koolis meeldib taimedest rääkida, et sa saad sellest taime olemusest aru ja siis pole üldse väga oluline, kui palju sa seda mida paned, on ju, aga mina ikkagi küsin sinu käest praegu, et mida teed selle tubakaga, et räägi, mis selle tubakaga siis nagu üldse on võimalik, kuidas seda on võimalik, kuidas inimene saab selle tubakaga kontakti, kas ta lihtsalt vaatab teda, nuusutab teda või kuidas sina nagu kasutad seda tubakat rituaalides või üldse elus? Et see ei ole ju inimesed, et kes nagu on tubakas kuulnud, see ei ole see mahorka tubakas, et see on ikka hoopis midagi muud, et mahorka tubakas on ka tore taim, aga no tegelikult ütleme see, mida meil mahorka tubakaks kutsutakse, siis nad on nagu kauged sugulased või tegelikult ei saagi isegi öelda, et sama liik, et see vihmametsa šamaani tubakas, see on hästi kange tubakas, tema see väekontsentratsioon või see, mis töötab temas, on hästi tugev ja meil siin läbi aegade on kasvatatud nagu sama sorti, aga kasvanud teisi radu pidi, tulnud siia meie maadele, aga ütleme, see on üks kollaste õitega ja sarnaste lehtedega, et tegelikult seda šamaanitubakat, mis ma Ecuadoris tõin endale, et see on ka nagu mahorka tubakas. Okay. Et meil öeldi, et mahorka tubakas on vaese mehe tubakas, arusaadav, sest teda kulus vähe. Sest ta oli siuke tugev, eks? Ta oli hästi tugev, jah. Aga mis on inimesed teavad, et keeratakse siis selle pläsku sisse, on ju, ja seda pläru sisse ja seda siis suitsutatakse. Et mis sellest veel on võimalik teha? Tegelikult tubakaga šamanistlikus käsitluses saab töötada läbi elementide. Ütleme, läbi veeelemendi, läbi tule, läbi õhu ja läbi maaelemendi. Ütleme, need on sellised baas, et kuidas seda energiat täpsemalt sihtida meie enda süsteemidesse või siis meid ümbritsevatesse süsteemidesse. Ja mis need elemendid all siis selle tubakaga tehakse? Tubakaga on niimoodi, et kui me läbi seedesüsteemi teda laseme, see tähendab seda, et närime ja läbi sellise, ütleme, suu kaudu nii-öelda võtame, närime ja oma seedesüsteemi, ükskõik mil viisil on see, siis juuakse teda või näritakse ja neelatakse. Et see on läbi maaelemendi. Lehte siis? Ei lehte, jah. Lehte. Või siis seal vihmametsas on kõige nagu sügavamad rituaalid, mida tehakse. Nad on minu kogemuse järgi ühed kõige intensiivsemad nii psüühiliselt kui kehale, aga nad viivad nagu väga sügavasse kohta. Et siis on see nii-öelda tubaka lahuse joomine.
eks ole. Aga see on, kui meel ja keha ei ole ette valmistunud, siis see on psüühiliselt väga keeruliseks läheb olemine, eks ole. Siis on tubakas läbi veeelemendi. See on see, mida nagu mina oma igapäevaelus praktiseerin. See on tubakalehed, pannakse likku vette ja Need on fermenteeritud. Ja fermenteeritud ja tubakalehed, nad on juba töödeldud, et seda siis tõmmatakse ninna palvega ja see toimub siis läbi, ütleme, see vedelik imendub limaskestadesse ja läheb süsteemi läbi nii-öelda veeelemendi kaudu. Ja selle kaudu sihitakse seda tubakaenergiat, see on töö südame ja meelte, südame tasandil. Tõuseb siia kolmandasse silma ka. Et ta, ütleme, spetsiifilisi ruume, et neid hallata ja neid mudida, siis suunatakse seda nektarit, seda spetsiifilist valgust ja seda laulu siis meie siin ütleme, sellesse ruumi. Siis on tubakas läbi tuleelemendi, seda tuntakse püha piibu rituaalina. See on hästi nagu tööriist indiaani traditsioonis. Püha piip ja üldse suitsetamine, tubaka suitsetamine, et see on läbi tuleelemendi ja see on selline spetsiifiline suhtluse, ütleme, meie oma olemuse suhtlemine väliste olemustega ja ruumide loomiseks ja ka vaimude nii-öelda kutsumiseks, et siis suitsetatakse. Ja siis on meil õhuelement, eks ole. Õhuelement on siis, on tuntud selline tööriist või tehnoloogia nagu rapee, olete kuulnud kindlasti. Et see on, tubakas vanasti oli see, mis oli, meil vanaemad tegid hästi peenikest tubakapulbrit ja seda panid siis omale siia niimoodi peale ja tõmbasid ja siis oli neil, nad said, nii-öelda lendasid taevasse, et see rapee, ta on kõige selline minu jaoks kõige intensiivsem ja ta lööb nagu hästi nagu üles krooni hästi intensiivselt, et teda rapeed siis rakendati meelte puhastamiseks ja meeltes sellise valgusplahvatuse loomiseks. Ja tegelikult siin oleks nüüd vaja rääkida mingitest kohtadest, et ütleme seal keskkonnas, kus tubakas on tulnud vihmametsast, siis sellel ajal, kui ta sinna tuli ja kõik see teadmine, mis tekkis, et see tuli sellisesse nagu inimpsüühika ja mentaalsuse kvaliteeti, kus loomulik oli sisemine vaikus, oskus kuulatada, kontakt iseenda sisemiste ruumidega ja oskus vaadata ja ühenduda väliste ruumidega, et inimesed, nad mõtlesid teistviisi ja nad suhtestusid teisel viisil või võiks öelda niimoodi, et inimesed kasutasid nagu arusaamiseks oma mõistust teisel viisil ja tunnetuseks oma meeli teisel viisil, kui meie tänapäeva inimesed seda teevad. Ja nende jaoks oli see selline hästi loomulik nagu avardumise nii tunnetuses kui arusaamises tööriist. Milles on vahe?
et selle vahel, et kuidas nii-öelda loodusinimene mõtleb ja kuidas tänapäeva nii-öelda see tarkuse inimene mõtleb. Et loodusrahvad ja ütleme šamaanid ja šamanismis mõeldakse, püütakse leida see koht, kus mõtlemine toimub läbi mentaalse vaikuse. See tähendab seda, et rakendatakse mõistuse kui väga peene, väga paljudest mõõtmetest koosneva siukse psüühilise organi täiesti teistsuguseid ruume, et jõuda arusaamisele kogemuslikult. Ja tunnetus ei tulene mitte mõistuse poolt loodud mingisugusele valemile või et vaat reaktsioonidele, vaid kuna mõistuses ja meeltes on vaikus, siis tunnetus saab peegeldada vahetult ilma kõverpeeglita, ilma isikliku ajaloota seda, mis väljapool toimub. Ehk hästi lihtsalt öeldes loodusinimene ja šamaanid mõtlevad südamega ja kogevad südamega. Et inimesed tänapäeva, eriti lääne traditsioonis, inimesed mõtlevad ratsionaalselt ja tunnetavad. Tunnetused on ka siis nagu reaktsioonid ikka lähtuvad mingitest mustritest, ja, mingitest mis eelnevalt on olnud. Ja nüüd see tubakaenergia ehk ta on nagu eluvalgus. Nad ütlevad, et see tubakavedelik, mida nad ninna tõmbavad seal vihmametsas, et see on elususe puhas nektar. Ja kui nad sellega ühenduvad, siis saab vabalt voolata neis. Et mõistus ei loo mingeid kujutelmasid ja takistusi, vaid ta puhta kogemusena, puhta ühendusena saab voolata ja see on, kogetakse sellise ühenduse ja avarduse ja ühtsuse olemisena. Nüüd, kui tubakat sellisel viisil näiteks võtab oma süsteemi inimene, kellel maailm on hästi mustvalge. Õige, vale, hea, halb, kole, ilus. Kui on väga jäigad või tsementeerunud. Raamitud inimene. Ja raamitud inimene, kontseptsioonid. Kui tema võtab, siis on suure tõenäosusega ta saab väga subjektiivselt raske kogemuse. Tal võib hakata iiveldama, tal ütleb, et ma ei tee seda enam mitte kunagi. Viskab pildi eest ära, minestab, oksendab ja nii edasi. Sest see on kõik need vastupanud, kõik need raamid, jäikused, kui sa selle tsunami enda sisse võtad, selle eluvoo, siis kõik takistused muutuvad väga konkreetselt ja selgelt nähtavaks, mida me kogeme siis sellega, et mul iiveldab, mul on hullult paha olla ja nii edasi. Et ma olen seda, see on 100% seaduspärasus, eks ole. Ja veel on üks asi, mida vihmametsas rõhutati kui tubakaga töötamiseks. Et tubakaga ühendumine ja tubaka kasutamine, see peab käima palvega koos. Tubaks on palvetaim. Kui tubakat teha ilma palveta, siis see on hästi nagu destruktiivne ja purustav inimese süsteemile. Ja milles on point? Ma rääkisin selles legendis, sellest laulust, sellest särast, mis on, see on nagu looja enda laul, looja enda valgus, mis särab selles taimes ja voolab tema lehtedes. Ja see valgus on ühtmoodi vajalik
ja väärtuslik nii ütleme šamaani keeles valguse olenditele kui ka pimeduse olenditele. Nii-öelda nii alumise ilma madalasageduslikele vaimudele ehk energiatele kui ka ütleme selle energeetilise spektri teise otsa. Et ta on universaalne selline kvaliteet. See on midagi sellist, nagu on inimeste maailmas on raha, et sa saad raha energiat konverteerida ükskõik milleks. Pildikult öeldes, et sa saad ühte, teist, kolmandat, neljandat asja, sa saad vahetada energiat, ta paneb liikuma ja ta paneb suhtlema inimesi sellist vot. Ja tubakaenergia on vaimumaailmas selline universaalne nagu kuidas nüüd öelda, universaalne toit ja vahetuse ekvivalent. Ja kui me kasutame palvet, ennem kui me tubakat teeme, ennem kui me piibu läidame või kas või keerame sinna sellesse paberisse tubaka ja kui me loome palve ehk me pühendame ja sihime selle suitsetamise või ükskõik mil viisil tubakaga töö mingile konkreetsele energiale, konkreetsele teadmisele nagu väe või jõu või infokandjale, siis see tubakaenergia, palve just nagu krüptib selle energia ja see energia hakkab liikuma ainult selle vahel, minu ja siis selle energia vahel, millele ma fokusseerin, millele ma oma palve sihin. Ja sinna ei pääse väljapoolt midagi juurde ja sellisel viisil see on nagu tubaka puhas kasutamine. Et palve on see, mis loob konkreetse ühenduse. Nüüd, kui inimesed töötavad tubakaga ilma palve ja püha ruumi mõisteta või püha ruumi kohaloluta ja palvega selle sees, siis see on umbes samamoodi, et te võtate oma arvuti lahti, lähete netti ja teil ei ole ühtegi turvamüüri ega midagi. Ehk kogu net näeb seda, et teie tulite netti ja teie arvutit ja igaüks, kes tunneb, saab nii-öelda ühenduda ja sinu sellest arvutist tõmmata või ühenduda sinuga. Et sellisel viisil tubaka tegemine, see valgus läheb nagu vabavarana sellesse spirituaalsesse ruumi ja tõmbab juurde mida iganes. Tavaliselt ütleme see, mis kõige intensiivsemalt tulevad, on need energiad, mille suhtes meie sees on tugevad eitlused, mida me kõige rohkem kardame oma elus. Ütleme, need mõõtmed selliseid vaime teadvusest kohe. See tuleb sellest, et mida tugevam on mingisugune emotsionaalne laeng meie psüühikas, eriti eituslik laeng, seda intensiivsemalt on see vaimuilmas või infoväljades nagu näha ja seda nii-öelda intensiivsemalt tekivad resonantsid ehk resoneeruvad nendele vastavad nagu energiat sealt ja tekib see ühendus. Seetõttu tubakaga töötamine ilma palveta, see viib haigustele, viib pikas perspektiivis süsteemi nagu hävingule. Ja vot. Väga lahe. Selles mõttes nii põnev, aga ma tahtsin küsida, mul on kaks nagu Mailis, ma ei tea, kas sina ka seal midagi küsimusi on? Ma just tahtsin öelda, et ära kohe küsi. Ma tahtsin sinult praegu küsida seda, et kas sa mäletad, et meie lennu lõpus oli tubakarituaal
ma ei tea, kas sa teed seda kõikide lendudega, aga meie lennu lõpus oli. Ja siis sa Ja. värvisid sinna ette värvika pildi, kuidas ja, et noh, muidu pole hullu, aga siin inimesed oksendavad ja hakkab väga halb ja kõik selline. Ja siis ma mäletan, kuidas ma selle taimega oma peas seal siis pidasin läbirääkimisi, et näita mulle ainult seda, mis mul vaja kogeda on, sest see oli väga õudne, mis sa sinna ette rääkisid. Minu üllatus oli suur. Tegelikult oli kõik nii tore, on ju, sest see oligi see palvekoht, see läbirääkimise koht, mitte lihtsalt, et lähed üleolevalt, et noh, näita siis mulle, mis sa siin oskad, on ju. Aga praegu täpselt seda juttu kuulates mul tuli nii hästi meelde, et see, mis sina rääkisid ja siis, mis mina mõtlesin sellel hetkel. Just, et see oli see Tõnu tubakas, mida me tegime siis. Aga mul on veel üks küsimus, et vaata, sa rääkisid sellest, et selle läbi veeelemendi, et kas tubaka nagu mahla ka kuidagi on kasutatud, et lehtedest pressida seda värsket mahla, seda näiteks ninna tõmmata, et kas seda või see on liiga intensiivne või kuidas see, kas seda on mingit kogemust? Ja me seda seal, kui seda fermenteeritud tubakat ei olnud, noh, oli ta siis otsa saanud seal vihmametsas, siis šamaan näitas ka, ütleme seda, et tõepoolest ta kasutas ka, murdis lehe, masseeris ta niimoodi pudiks, pani vette, see seisis ja ta kasutas, aga ta ütles, et see on selline hädavariant. Asi selles, et sa ei saa, sul on väga keeruline saada sellist nagu tugevat väekontsentratsiooni sellest värskest lehest, kuna seal on endas on palju vett ja ta on kuidagi selline, ta ei ole päris see, et ma olen ise seda proovinud teha ka endal siin kodus ja seal, et sa saad selle energiaga ühenduse, aga see ühendus on hästi niisugune õrn ja õhuline, et see on nagu selline see füüsiline komponent selles energias, nii-öelda keemiline, mis installeerub meie süsteemid ja tekitab füsioloogilistes protsessides ja aistingutes sellise tugeva impulsi, et see pool on selles värskes lehes nagu nõrgem, aga informatiivselt ja energeetiliselt sa saad sellega kokku, sa tajud seda, kui sa oskad lugeda ja vaadata seda enda ruumides. Et sellega saab töötada, aga ikkagi ütleme selline tõeline töö, nii-öelda vaimult saadi juhtnöörid, kuidas sellest lehest teha see nagu, et see nektar või noh, vihmametsas kasutatakse ka, et tubakalehtedes voolab suure vaimu veri tema mahlana, eks ole, et see pruun, tumepruun, see tõeline nektar või see suure vaimu veri nagu tõeliselt kätte saada, et siis selleks on oma tehnoloogia. Et me proovisime, vaata, sa andsid mulle lehti, proovisime hüdrosooli ka teha, aga sa ütlesid, et see ka on natuke nagu teistmoodi, eks ole, et ei toimi niimoodi. Ja. Aga siis veel, ütleme, tubakat kasutatakse tervenduseks. Ja üks asi on see, et kui me suitsetame või teeme, et see on rohkem nagu meelte ja energiatöö, aga samas teda kasutatakse ka nii-öelda määrdena, seda sama tumedat eliksiiri nii-öelda, et see on hästi kontsentreeritud, see tubakaenergia ja teda kasutatakse seal vihmametsas ja ta toimib hästi erinevate nahaprobleemide puhul. Ja, sest tubakas ju sisaldab nikotiinhapet ja nikotiinhappe on valu vaigistava toimega. Et see pärast küll. Mul on veel üks väga oluline küsimus, et kas tubakas tahab enda kõrvale veel teisi taimi, et mis tema juurde veel sobivad, et kas on näiteks mingit, kas on hea segada näiteks sellesse, kui teha seda vedelikku, mida ninna tõmmatakse, sinna veel teisi taimi juurde näiteks, või kas ta nagu tahab enda kõrvale veel kedagi või vajab või oled sa proovinud? Ja ma olen proovinud, et noh, ütleme, tubaks on kuningas. Kui sa paned ja sinna juurde panna, ma ei ole nende mõõtmetega töötanud väga, et
erinevad taimed, nad on erinevad nagu vaimud või inforuumid. Ja kui me paneme sellele kuningale, mis on nagu hästi puhas see ühendus, hakkame sinna mingeid teisi energiaid külge sisse installeerima, siis see fookus muutub. Et seetõttu seal soovitati Vihmametsas, me küsisime seda, et teiste asjadega segada nagu, et siis seda vedeliku vormis, et siis kasutada pigem puhtana. Aga rapeena? Rapee on nüüd teisest traditsioonis. Rapee on tulnud rohkem sealt, kus on mäed, kus on natukene rohkem tuld ja õhku sees. Et ikkagi sügavas vihmametsas, kus on niisugune hästi palju niiskust ja selline nagu vett ja sooja ja kõike, et seal kasutatakse hästi palju seda vedeliku põhist. Ja siis see rapee traditsioon on tulnud mägedest. Et mina olen aru saanud niimoodi, ma ei ole palju rapeed teinud. Rapeed ma ütlen, et ma tunnen nendest kõige vähem, nendest tubaka tehnoloogiatest. Et rapeed, ütleme, tubakat kasutatakse kui sellise kanali loojat ja siis need teiste taimedega antakse selline peensihitus, et mida siis inimese meeltesse tahetakse, milliseid programme mööda seda kanalit teadvusesse installeeruma nii-öelda saata. Ja see rapeega töötamine, see on väga peen kunst, et võib-olla ta on jah. Aga sina, Tõnu, oled ka kaksik, eks ole? Ja vaata, mina olen ka kaksik ja mina ütlen täpselt sama, et see vedeltubakas töötab palju paremini ja rapee mulle ei sobi. Ma olen seda korduvalt proovinud ja et ilmselt on see seotud ikka oma elemendi ja nende, ütleme, tõusumärkide ja kõige muuga ka, et mis komplekt sinus siis koos on ja mis energiat sa paremini vastu võtad, et ei tasu nagu forsseerida ja pressida ka, et kui ei sobi, siis ei sobi, on ju, siis ta töötab teistmoodi. Ja. Et näiteks selle mõttel on ka pealt, et kaksikud on õhumärk, eks ole, õhuelement ja kaksikutel on loomu poolest on see mentaalne ruum. Mentaalne ruum on hästi intensiivne ja kui rapee on ka õhuelement ja ta on hästi nagu selline otse tee mentaali, siis ta on hästi intensiivne seal. Et näiteks rapee mõnedele inimestele sobib, ma ei ole küsinud küll, et mis märgis nad on, aga võiks oletada, et maainimestele, maamärgis sündinutele on rapee väga hästi tasakaalustav, et ta loob meelde siukse kerguse. Maainimesed on siuksed hästi füüsilised ja ta tõstab nagu meeleliselt hästi ja samuti on ütleme veeinimestele ka, aga kujutage pildi, et kui te ütleme vette lüüa või panna kompressoriga, panna õhku juurde, siis tekib hästi selline gaasiliseks läheb, et on hoopis nagu teistsugune tulem üldsüsteemile kui maainimesele. Või et kui tuleinimene teeb rapeed, siis kui tuli põleb, annad õhku juurde, siis temperatuur läheb nagu väga ja leek läheb nagu väga valusaks ja teravaks. Siin tasub neid elemente, eks ole, jälgida ja vaadata, kogeda enda peal. Nii, aga veel ikkagi nagu meil on tegelikult päris palju aega juba läinud, aga meil ei ole mingit kindlat, et peame täpselt minuti pealt lõpetama. Et tahtsin veel küsida, aga ikkagi sa teed ju seal erinevad rituaale, kui sul käivad seal üle maailma šamaanid ju koos, on ju. Et millised Eesti taimi veel näiteks sa tood rituaali või Terje on seal kasutanud, on ju, et salveid sa mainisid ja koirohud, pujud, eks ole. Kas on veel midagi, mis nagu hästi töötab? No kadakas on muidugi üks väga hea vaim.
see, mis toimib väga paljudele asjadele hästi. Ja noh, muidugi jah, põhiliselt ongi mis pujude. selle kadakaga siis teha? Kadakas on väga hea, et kui võtad kadaka oksad näiteks kuskil murdunud oks või et kui ta värske on, et sa võtad ja teed sellised nagu väiksed kimbud õrnalt nööriga kinni ja paned kuivama. Kuivatad ära ja siis, kui ta on ilusti ära kuivanud, siis temaga tehakse viirukit, suitsu. Pannakse otsast põlema ja seda saab väga efektiivselt kasutada ruumide puhastamiseks. Teda saab kasutada siis nagu valgete või enda jaoks nagu heatahtlike vaimude kutsumiseks ja toitmiseks. Ja see on selline hästi oluline valdkond šamanismis, mida on vaja millegiga teha. Sama asja me oleme teinud ka koirohuga, on siis erinevate pujudega, et meil on 2 tükki, on see hästi hele, sellest, millest absinti tehakse. Yeah. Eks ole, et see on üks, oleme teinud sellised, see on peegelpildis, sellised pikad, ütleme sellise jämedusega kuskil tõlvikud, eks ole, kuivab ära ja ta väga hästi põleb ja sellega saab ka hästi ruume puhastada ja ruumidega töödelda. Ja siis on teine on selline nagu aromaatne puju, millest me oleme ka teinud seda. Ja siis muidugi nende pujudega on niimoodi, et näiteks minule endale meeldib kasutada teda suvel, kui ta kasvab, lähed mööda, võtad väikse lehe, närid, eks ole, seda lehte, ta on hullult mõru, kõige mõrum asi üldse, mis ma ei tea, mõrumaid maitseid vist ei ole, et ta on selline maaelement hästi jõuliselt ja seda tuld ka. Igatahes ta teeb meele selgeks ja sellise nagu kohalolu annab hästi. Mina kogen seda niimoodi. Ja siis on nendest teedest ja nendest pujudest ma ei ole nii spetsialist, et seda sügavuti rääkida. Ma võin sügavuti rääkida ayahuascadest ja San Pedrodest ja ütleme, mis on vihmametsa traditsioonis sellised taimsed tehnoloogiad, miks ja kuidas ja mis on nagu ohud ja vari ja valgus ja nii edasi. Aga ütleme siin meie kohalikke asju, pujud ja kadakas ja neid me kasutame, on siis ruumide puhastamiseks, enda puhastamiseks, vaimude toitmiseks. Tekkis praegu selline assotsiatsioon sinu selle jutuga, et sa rääkisid nii ilusti, et see on nagu selle loo ja laul on ju, mis tuleb läbi tubakataime on ju. Ja sina oma elus oled ka ju, sa oled pillimeister, et sa meisterdad trumme ja flööte ja sina just nagu laulad vastu siis selle, et tekib nagu selline ilus sümfoonia koos, et inimene ka, et kui ta on nagu see, et sa oled nagu kuskil rütmis või muusikas sees, et see kuidagi loob selle sünergia loodusega, et sa lähed ja ühendud, on ju, just nagu saadki selle loojaga kontakti, et see on nagu väga hea meetod, et ei pea nagu sõnadega nii palju ütleme ennast väljendama, vaid sa väljendadki läbi selle helikeele ja saad kontakti, et sellepärast ütleme nendes rituaalides ka toimub hästi palju sellist nagu laulmist ja palvetamist ja tänamist ja kõike seda, et meil on võimalik nende energiatega suhelda ja neid vastu võtta. Et see on niivõrd äge maailm see. Aga ütle mulle, Tõnu, et mis sina arvad, et kuidas siis on ikka, et kas see šamanism on meile vajalik? Kas see on nagu vajalik kõigile inimestele või mille jaoks teda nagu, mille jaoks ta peaks meil olema siin selles ruumis, see šamanism? Et minu arvamus on see, et vanasti oli ikkagi üks kas siis šamaan kogukonna peale või see, et ei olnud niimoodi, et kõik läksid šamaani juurde ja ütlesid, et kuule, õpeta mind, et ma nüüd tahan šamaaniks saada. Et see ei olnud nagu
vajalik kõigile inimestele, mitte see, et ma nüüd ei peaks seda tundma õppima, aga see kasutamine või see eluviis, et see ei ole tegelikult enamusele vajalik. Et ma ei ütle, et ei peaks nagu seda lihtsalt nagu tundma õppima. Et mis sina arvad sellest? Ütleme, šamaanina elamine ja nii-öelda šamanistina või siis šamanistlike väärtuste järgi elamine, et need on natukene kogemuses ja näevad natukene erinevalt välja. Et šamaan, see on teenistus. See on nagu looja teenistuses olemine või elu kõige suuremate tähtedega kui olemuse ja nagu sellise olemuse teenistuses olemine. See on šamaani elu. Nüüd šamanist või siis inimene, kes elab nende väärtuste järgi, see tähendab, et see on spetsiifiline samamoodi oma oskus oma meeli kasutada, oma sisemisi süsteeme hallata ja juhtida ja loomulik oskus, loomulik olemise viis, milles nagu ühendutakse loodusega ja välise maailmaga nagu elu loomise eetilistest printsiipidest lähtuvalt. See oli väga hästi seletatud. Ma sain kohe aru, et üks on siis šamaan ja siis on šamanistid, eks ole, kes elavad nende väärtuste järgi ja proovivad oma ellu siis integreerida neid väärtusi. Ja, aga šamaan on siis, see on elukutse, see on kutsumus, teenistus. Ütleme umbes niimoodi, nagu kirikus on preestrid, eks ole. Nii nagu on Kristus ja kristlased. Ja, Kristus ja kristlased. Et ma hea meelega ei tooks seda nagu, aga analoog on olemas. Ja muidugi, ütleme, see sõna šamaan ja šamanist ja see on kõigest sõna. Et see on protsess ja see on elamise viis, mis põhineb loodusega sellisel loomuliku ja läbi südame ühendumisel, eks ole. Et see on olnud palju ennem, kui sõna šamaan üldse tuli kuskilt sealt Siberist mõned sajad aastad tagasi, eks ole, tunguusi keeles. Seal on ta nagu vanasti olnud. Aga meil siin ei olnud šamaane, aga olid preestrid, keda siis teati teadjatena, ravitsejatena, tervendajatena, ka nõidadena, eks ole, et ütleme minu aru ja pühad targad ja pühad targad. Nii, aga Tõnu, meil aeg hakkab ikkagi nagu otsa lõppema, et kas sa meil annad ühe šamanistliku retsepti ka? Mida saaks, see võib olla mitte see, et mida sa ära pead sööma, vaid mingisugune päevarituaal näiteks, mida võiks teha või mis oleks meile kõigile vajalik. Sa saad hetke mõtlemiseks ka, sellepärast, et ma kutsun üles meie vaatajaid või siis ka järgikuulajaid kommenteerima, kas te tahaksite kuulda ka Amazonase rituaalidest, siis me teame, kas me võiks teha ühe saate veel, sest siin on nii palju põnevat materjali, aga me tahame kuulda ka, kas sina tahaksid rohkem teada. Nii, aga nüüd kuulame Nitti. Ma räägiksin seda, kuidas mina oma päeva alustan ja minu jaoks see töötab. Et iga päev, kui me ärkame, see on nagu sündimine ellu ja see päev on üks elu. Ja selles meie suures elujadas, see koosnebki päevadest, väikestest eludest sellistest. Ja et on šamanismis on hea osata oma päeva
kududa ette, sillutada tee või on selline tähendus nagu valge tee, luua ja kududa sellele päevale. Ja kui on, sa näed nagu pikemaid nagu elusid kogu elule tegelikult valge tee. Valge tee tähendab seda, et kõik, mida sa teed, mida sa mõtled, kus sa oled, mis sa oled, on hoitud ja kantud looja kohalolust, pühast ruumist ja sellest tekkivast pühast ruumist ja sellest kasvavad välja kõik paljud erinevad tagajärjed meie ellu. Ja seda nagu meelde tuletada igal hommikul. Ma ärkan üles, teen oma asjad ära, ma teen kaminasse tule, suvel kui kaminat ei ole, siis panen küünla. Et ma loon enda jaoks sellise püha ruumi mõõtme, panen viiruki, seal Palo Santot näiteks viirukina või teen artõssi või seda kadakaga ruumi, toon selle suitsu, kutsun, häälestan oma südamele ja siis ma nii-öelda mõtisklen selle päeva ette, vaadates neid plaane ja neid visioone, mis mul päevaks on, läbi huvi ja tänu ja austuse. Ma just nagu võtan oma südame embusesse selle päeva raja, selle päeva enda sees. Ja lasen vaikselt hakata kõlama sellel laulul, mis laulab tubakalehtedes, aga ka enda südames. Et mul on see tubakadoos, kus ma siis loon selle ruumi, ma mõtlen päevale, räägin loojaga, nii nagu ma teiega praegu räägin, ma kõva häälega selle kohaloluga, mis nagu embab mind ja täidab seda ruumi tunnetuslikult. Ma lihtsalt tean seda sära ja ma saan temaga rääkida, igaüks saab temaga rääkida ja selle elususe kohaloluga. Ja siis ma teen palvega tubaka, ma loon nagu ühenduse, ma kutsun selle sära iseendasse, oma südamesse, oma meeltesse, jälgin, kuidas ta läheb sellise nii-öelda, kuidas vaimusuled hakkavad sillerdama ja küütlema meeltes ja kuulatan, mis siis hakkab laulma minu sees ja siis ma võtan parmupilli ja lähen sellesse voogu, vaadates neid visioone, mis mul päeval on plaanis teha ja ma laulan nagu selle tunde, selle valguse nendesse sündmustesse, sellele rajale. Ja see töötab, et šamaanid niimoodi töötavad teadvuse ruumidega, reaalsuse ruumidega või õigem oleks sellega, nende ruumidega, mis on selle pildi taga, mida meie silmad näevad, ehk infoväljadega. Ja kui oma päevale laulda šamanistina mingit laulu, mis teie meelt ja südant tõstab, lihtsalt laulda iseendale, oma elule, oma kehale, ütleme sellele päevale, siis see päev saab väga ilus olla. See kõlab sulle ilusti vastu, et kõik need vaimud, kes seda kuulevad, tulevad ju sulle ligi. Et sa just nagu kutsud neid oma päeva, kes sinu päeva looma hakkavad koos sinuga. Väga ilus. Nii ilusti väljendasid, et mul on nii hea meel, et sa said tulla siia, on ju rääkima minuga, et võib-olla tõesti nagu Mailis ütles, et teine kordki kasutaks head võimalust ja kindlasti suvel me kooligrupiga, kui te nüüd kuulate, siis me läheme Tõnule külla see kevad ja siis saate siis ise kõik, kes tahavad, saavad seda suurt vaimu kutsuda enda sisse, proovida seda. Nii et see on ülilahe, et ma juba ootan seda kohtumist kevadel, kui mitte enne. Aitäh sulle, Tõnu. Aitäh, oli rõõm
taas kord teiega koos nendesse ruumidesse vaadata ja sõnadega joonistada seda tundmust ja visiooni, mis siis nendele imelistele küsimustele kangastusid. Ja, lahe. Aitäh Aitäh! sulle. Aga enne kui me lõpetame, siis ma annan ühe väikse meeldetuletuse veel edasi, et ülejärgmine siis teisipäev, see on siis 7. on meil selle aasta viimane koolitus, Siiri koolitus, loodustoodete valmistamise koolitus, kus siis Siiri õpetab tegema rohuveine, ehk siis panema ürte veini sisse ja sellest sellist head märjukest tegema, mis on tervisele hea ja hingele ka hea. Nii et ja lisaks on tal seal veel mõned sellised asjad, et nii et 17. detsember pange ennast kirja, et meil kooli kodulehel on kõik info olemas, et kuidas, mis ja siin on sündmuse all ka, ma jagan seda oma lehele ka seda sündmust ja võime siia alla ka panna. Et kindlasti saate jõuluks siis teha oma kallitele mingi sellise toreda jõulumärjukese näiteks selle rohuveini näol ja pillid ära ja ongi teil kingitus olemas. Nii et viimane aeg kingituste peale hakata mõtlema. Ja Tõnu, kus me sinu kohta veel infot leiame? Et selle paneme siia alla, aga ütle ka. Et meil on koduleht Arhailiste Traditsioonide Keskus on www.shamanworld.ee. Mailis paneb sinna. Ja saab tulla kogema ja vaatama. Talvisel ajal praegult on, kui on lumi maas, et siis on kõik on selline hästi maa sisse ära läinud ja magamas nii-öelda. Ja samuti me Terjega teeme iga kuu loomine, iga täiskuu tulerituaali. Need on need punktid, kus siis toimub looduse ja elu ja reaalsuse nii-öelda energiatega suhtlemine ja toitmine. See on šamaani teenistus nii-öelda. See on regulaarselt, et saab tulla osalema, enda elu kuduma nendes kohtades. Ja Facebookis ka. Ja Facebookis Tõnu ka. Talimaal, Terje Parts nime all teate ka kindlasti. Ja šamaanifestival. Ja šamaanifestival suvel on kindlasti nagu raudne. Meil on šamaanifestivali, see Facebooki leht on ka ja sealt alt toimub päris intensiivselt postitusi. Sealt saate ka vaadata, kes veel ei ole kursis, et saate ilusti luua sideme ja Tõnule Terjele külla minna. Ja kui sa tahad kuulata ka meie eelmiseid osasid, siis ikka Spotify'st sa nad leiad. Mõnusalt kõik osad on seal üleval, hakka kas või algusest peale ja kas tänane osa on varsti seal. Nii et mõnusat jõuluaega meile kõigile ja me näeme juba varsti. Kohtume vist ülejärgmine nädal, eks ole? Just. Tšau! Tšau!